Raadio 2. Siin me oleme. Meie tänane saatekülaline Hendrik Saal-Saller. Tere, Hendrik! Tere päevast! Nii alustaks võib-olla sellest loost, mis kõlas Halloo Kosmos, teie uue albumi, mis siis on valmimisjärgus, siis esimene singel, eks? Jah, nii ta oli meil plaanitud. Sa võid arvata, et ma põlen ikkagi uudishimust, et kuidas see lugu tekkis, kust te inspiratsioonist saite, räägi palun kõik. No kõik ei räägi, sellepärast, et kuulajale peab ju ka ikkagi jääma mingisugune võimalus ise lahata ja ise välja mõelda kõike olukorda selle loo sisse ja ümber, aga loomulikult inspiratsiooni tuli vasakult ja paremalt ja siit samast kas või vasakult ja paremalt. Ja ütleme nii, et see lugu, nagu, kui ma nüüd nagu väga niimoodi keerutan ja ümber nurga räägin, siis on nagu meie bändi sisene selline keemia, erinevad fraasid, erinevad sellised omavahelised naljad ja meie selline mitme asja niisugune kokku sulatatud sulam, millest ma siis kirjutasin ühe armastuslaulu. Oli ilusti öeldud. Jaa, väga ilus. Aga jah, et ma tegin selle demo, nagu ma ikka teen demosid tavaliselt kuidagi mingis niisuguses imelikus inglise keeles ja see lugu inglise keeles oli ka selles samas teemas ja siis ma kuidagi ei saanud enam sellest kosmosest kuidagi moodi sealt ümbert lahti ja küll ma nuputasin ja proovisin kõiki muid asju, aga see kuidagi sobis sinna nii hästi, et ma otsustasin, et olgu siis peale. Aga oled sa kuulnud seda meie populaarset Raadio 2 saadet Halloo Kosmos ka? Jaa, me kuulame seda kogu ansambliga igal pühapäeval, kui me tuleme tagasi. Tavaliselt laupäeva õhtul, kui me mängime, siis pühapäeval me sellel kellaajal sõidame autoga ja see on meil vägagi niisugune asi, mida me, tähendab mitte vägagi, vaid seda me kuulamegi. Ütle sina, Henrik, et kuidas sulle tundub öösõnaga, et kas seda tüüpi saated õigustavad ennast või tuleks ikkagi, ütleme, kui me mõtleme maksumaksja nii-öelda väiksele kõhnale rahakotile, pigem nad võib-olla tulevikus välja jätta nii-öelda eelarvest? Just vastupidi, maksumaksja raha eest tuleb kõike teha. Selles suhtes, et ega maksumaksja ju ise ei tea muidu, mida ta võib saada. Et talle tulebki pakkuda selle raha eest erinevaid võimalusi, sellepärast, et ega kõik maksumaksjad pole ühesugused. Osad maksumaksjad selgestigi soovivad ühesugust saadet, teised teissugust, et muidu oleks ju, kui sa orienteerud ainult mingisugusele teatud seltskonnale, siis see teine seltskond jääb ilma ja ta maksab makse samamoodi. Raadio 2.